Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11.08 on kell, tere, kena hommikupoolikut kõigile. Esmaspäev ja digitunni otse-eeter on teie päralt. Täna on siis 10. september ja septembrikuiste teemadega meie saade on ka täidetud. Meieni jõudis Eesti üks esimesi Pocophone, mis pagana asi see üldse on ja miks me sellest rääkima peame. Hans Lõugas vastab meile sellele küsimusele. Ja Hans Lõugas vastab ka küsimusele, mis toimub ID-kaardi ümber ja kuidas meile dokumente lekitati ja miks me neid ei usu. Üle homme õhtul, kui mu arvestus mind ei peta, tuleb Tim Cook lavale ja toob maailma ette uued iPhone'id, mille kohta on hämmastavalt palju välja lekkinud infot enne seda ja me saame natukene sellest vahendada. Huawei on jäänud vahele petmisega ja palju muid teemasid on ka saates tulemas, nii et head kuulamist. Digitund. No nii, mina olen Hans Lõugas. Meil on saates üks inimene veel, tere, Mailis Plooman Elisast. Tere hommikust, Hans Lõugas. Alustame telefoni juttu, tõesti Eestis on juba kohal Pocophone'id. Ja ma Henrikuga sellest rääkisin, mis see Pocophone on? Mina pole üldse kuulnud ja ma saan aru, et tegemist on väga mingisuguse populaarse teemaga. See on kuum trend, mis praegu voolab niimoodi allhoovustus, et sa ei tea, et see on kuskil. Kas see on kuidagi seotud selle Indrek Neivelti Pocopay pangaga? Seos on selles, et see Pocopay pank sotsiaalmeedias teeb kõvasti reklaami sellele Pocophone'ile. Ja mingid muud seost ei tundu olevat peale selle, et on sama eesliide. Ja siis Pocopay jagab ja reklaamib Pocophone'i, mis on hoopis Hiinast pärit telefon. Kokku kirjutatakse siis? Pocophone on jah, siis C on K tähesemel Pocophone ja ma vaatan, et ka Elisas selle valdkonna eest vastutab Mailis Plooman ei ole kursis Pocophone'i. Uues kuuma trendiga. Mul hakkab tekkima tunne, et tegelikult mingisugust sellist kumu ja trendi ei ole, et lihtsalt Hans isiklikult on võtnud eesmärgiks üks täiesti tundmatu Hiina-tootja Eestis suureks haipida. Kahjuks eksite ja küll, aga digitund on ka teile see uudiste koht, kus te kuulete või värskemad uudiseid. Kui väga lühidalt kokku võtta. Dr. Google viitab nagu Xiaomi mingisugusele modelile. Not nii. Sa googeldad ja Google ütleb sulle, aga ma räägin sulle otse allikas. Selge, no räägi otse, ma ei googelda siis rohkem. Iva on tõesti selles, et see on siis Xiaomi, kuidas sa hääldad seda ükskõik, uus bränd. Kus see telefoni nimes ei ole seda sõna Xiaomi, aga lihtsalt nii Pocophone nagu Huawei F1. tegi Honori vahepeal. Ja see tundub olevat trend, et sul on suur edukas telefonitootja ja siis sa püüad ise ennast, inglise keeles öeldakse, disruptida, sa püüad ise ennast teha nagu veel üle trumbata, et keegi konkurents seda ei teeks, nagu Huawei'l on siis Honor telefonid ja siis Pocophone F1 on esimene Pocophone'i brändi alt telefon. Miks see nüüd siis nii eriline on? No võt, ma võtsin selle eelmine nädal üks Eesti inimene juba ostis selle, tõi kohe meile Geeniusse tuttumiseks, näitas ette, võtsime karbist välja, ilus kollane karp, mis avaneb hästi aeglaselt, täpselt nagu Apple'i iPhone'i karbid, teate niimoodi, ei tule lahti. See on mingisugune selline. Huawei karbid on samasugused. Ja telefon, mis sealt välja tuleb, on suur ristkülik, eks, ja erinevalt kõikidest teistest telefonidest. Üleval on siuke kulm. Kõikidest teistest telefonid. Ja ta on kindlasti suur. Ja ta on suur ja ta töötab Androidiga. Ehk siis telefon ei ole iseenesest midagi teistmoodi. Telefon on nagu teised ikkagi. Sa on seal, ma isegi mäleta, kui suur oli 6,18 tolli. No nagu suured pirakad telefonid on. Järelikult ta on odav, et sa sellest räägid. Et see on nende põhiline viis, kuidas sa siis püüad üle trumbata. Et natuke on see OnePlusi efekt. Mäletate, et kui OnePlus tuli, nad tahtsid pakkuda alternatiivi. Et samasugune Android teeb samu asju, mida teised telefonid, aga on paarsada eurot soodsam ja siis see on selline alternatiivne bränd ja nii palju, kui ma ei ole turu-uuringuid, ei tea, kas on tehtud, aga Eestis mul on tunne sellised, et noored inimesed, teismelised 20-ndates, 30-ndates ostavad OnePlusi, et olla siuke erinev ja see peaks olema Pocophone'i mõte ka. Ehk siis telefon on tehnoloogia poolest on samasugune, sõrmele lugeja, suur ekraan, Android ja nii edasi, aga maksab. No pakkuge, mis te arvate, palju maksab 64 gigabaiti mäluga mudel?
No kui see sellise häälega räägid, ta peab olema seal kusagil 300, 350, 400 on palju. Ei, äkki saab ikka 250 juba tulla. Ja 64 gigabaitine mudel maksab 300 eurot, 128 gigabaiti mudel 320 eurot. Ja veel on piiratud saadavusega 256 gigabaiti mäluga mudel, mis siis maksab 360 eurot. 300 eest saab, palju OnePlus maksab? Üle 500, 499, midagi seal ringis. No 450-500 vahele. 200-150 eurot soodsam, kui see OnePlus tahab olla, on siis Pocophoni mõte. Et, nii, ja kui me siis küsime traditsioonilise küsimuse, kust nad kulusid kokku hoidsid. Tavaliselt ma ütlen sulle, et on kehv ekraan, aeglane protsessor ja halb kaamera, 3 asja. Kui telefon oli meil tõesti paar tundi, et ma ei oska sulle öelda seda, et kui palju ta on nõrgem, ta ilmselt on natukene nõrgem, on ju, et sa ei saa panna sinna tipptehnikat sellise raha sisse, aga sellest Snapdragoni 845 protsessor, mis on ikkagi mitte päris tipp, aga ikka väga kõrgklassi. Üldiselt on ju väga head telefonid. Ja väga head telefonid ja 2 kaamerat, mis teevad neid uduse taustaga portreid, nagu on kombeks tänapäeval ja korralik selline, ei ole OLED ekraan, LCD, aga ikkagi suur ekraan. No Huawei omal ajal tõi oma Honori brändi just sellepärast, et nende inimeste jaoks, kelle jaoks Huawei oli liiga Hiina, siis olla atraktiivne ja pigem nad üritasid seda ülemist hinnaklassi sellega sihtida, aga see afäär on suhteliselt nagu maha jahtunud neil. Honor on muutunud ikka väga soodsaks mul. No ja pigem nad teevad julgevalt ka Huawei alt väga kalleid mudeleid, viimase aja kõige kallimad mudelid Prood tulevad ju ka kõik Huawei brändi alt välja. Ja Honor on muutunud selleks soodsaks ja noortepärast alternatiivseks. Pocophone on siis sama, ühesõnaga. Kui lähed otsima seda telefoni sealt 500 euro ringis, mis sa parima asja saad, siis seni on olnud nagu OnePlus ikkagi väga hea valik, aga nüüd see Pocophone 300. Sina kasutasid teda, ma saan aru, eksklusiivselt, sul oli võimalik panin käima, panin tööle, vaatasin Hiina hieroglüüfe ja otseselt ei paistnud, Android on peal, tundub kiire, enam-vähem, et mõistlik asi. On telefon, mida 2-tunnise kogemuse järel julgeks nagu edasi vaadata? Ja absoluutselt. Ja ma küsisin ka, siin meie regioonis on selle Xiaomi'l maaletooja keegi, kuskil Leedu firma, kes ütles, et nad kavatsevad see kindlasti Eestis müüma hakata. Võib-olla siis jõuab ka teie lettidele Elisesse. Xiaomi'l on 4 eksklusiivset maaletooja. Kõik eksklusiivsed. Võimas. Kas nad on ka maagilised? Nad on kahtlemata maagilised kõik. Aga kus seda osta saab? Kus see inimene ostis on? Tema ostis selle veebipoest, ütles ka nime. Ma ei julge seda reklaami mõttes edasi öelda, see on honorbuy.com, mis ei ole üldse Honoriga seotud, vaid AliExpressi taoline pood, aga Euroopa ladu on hinnad eurodes ja tuli siia 1 päevaga Eestisse, nii et. Aga ma ei anna nüüd ametlikku raadioetussoovitust, et see on koht, kus seda peaks ostma, aga ma tean, see inimene ostis, sealt sai kätte, on rahul. No keegi võiks võrrelda teda selle Xiaomi Mi A2-ga näiteks, mis on täpselt sama hinnaklass, et kuhu poole nad siis nüüd on seda näppinud paremaks või halvemaks. Aga vaata, juba sa ütlesid selle sõna Xiaomi on ju, ja see on eurooplase jaoks on raskesti hääldatav võõras ja kogu see värk, et ma saan aru selle Pocophoni mõttest. See Poco tähendab väikest muidugi. Natukene telefon. Natukene telefoni. Aga hääldatav. Ja Pocopay ka ju. Tõsi on, meil on siis tööülesanne soetada endale üks Pocophone, mis ta oli, F1 ja? F1 on see. Ja siis me anname oma hinnangu, kas kõlbab kasutada või kõlba, siit läheme pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja eelmise nädala Eesti avalikkuse jaoks number 1 IT-teema või tehnoloogia teema tõenäoliselt oli taaskord ID-kaart ja see sama ID-kaardi õnnetu turvaauk, mis kunas see oli? Eelmisel sügisel vist tuli välja, eks ole? Hakkab varsti aasta saama. Ei tulnud sügise välja, tuli välja juunis väitsid dokumendid. Vot näed, et aga meieni jõudis ta augusti lõpus, eks ole, aasta sai täis. Ja see oli üks väga huvitav juhtum, et miks see nüüd uuesti tõusis niimoodi päevakorda. Taustalugu on siis see, et Politsei- ja Piirivalveameti ja siis Gemalto vahel, ehk siis see, kes nende algoritmide ja kogu selle tehnoloogia tootmisega seal tegeleb. Oli vist politsei lepinguline partner seal, kes pidi selle eest hoolitsema. Nende vahel ongi siis viimased aasta aega küpsenud selline juriidiline ja võib-olla ka kohtuvaidlus selle üle, et eelkõige selle üle, et kes on süüdi. Et miks oli niimoodi, et maailmas kõik inimesed, kes pidid seda asja teadma, teadsid sellest juba kas mullu, ma ei tea, jaanuaris või märtsis või aprillis või juunis kindlasti juba. Ja Eestile
kellele siis Gemalto pidi teatama, et selline turvaauk on, et Eesti oleks saanud ka aegsasti võtta meetmeid kasutusele. Politsei- ja Piirivalveamet väidab, et ei teatatud. Ja siis sealt tuli siis kogu see sündmustik hargnes, et Tšehhi teadlased jõid mingisuguse Eesti inimesega õlut ja kuidagi muus eas mainisid, et kuulge, selline suur jama on, et kas te ei teagi ja siis see on põhjus, miks Eestil hakkas sellega korraga väga kiire ja see omakorda siis on põhjus, miks tuli selline kas paanika või skandaal või ühesõnaga suurem jama tuli Eestis ja seetõttu ka selle kriisi lahendamine läks oluliselt kallimaks, kui ta oleks läinud siis, kui meil oleks sarnaselt teistele olnud mitu kuud aega seda teha. Ja Politsei- ja Piirivalveamet on esitanud või esitamas on vist esitanud Gemaltole kahjunõude ja neil on läbirääkimised, et kui palju siis politsei tahab Gemalto käest sellist hüvitist või trahvi saada selle eest, et Gemalto ei täitnud oma lepingulisi tingimusi, et ei teatanud Eestile sellest turvaagust. Ja Gemalto väidab, et nad teatasid. See ei ole uudist, nad on ammu väitnud, et me ju ütlesime teile. Ja Politsei- ja Piirivalveamet on kogu aeg öelnud, et ei öelnud. Ja käib selline edasi-tagasi saagimine või kemplus. Üks ütleb, et ma ju ütlesin, teine ütleb, et ei öelnud. Ja nüüd siis eelmisel nädalal lekkisid, ja siis väga naljakas lugu, nii-öelda lekkisid, toimetati siis meediasse Gemalto justkui selline sisedokumendi moodi dokument, kus nad on lehekülgede kaupa tõendusmaterjale kokku pannud selle kohta, et nad tegelikult ju ütlesid. Seal on väljavõtted e-mailidest, kõne väljavõtted, mis näitavad, et see Gemalto, ehk siis nende vist tütarfirma on see Trüüb, eks ole, et tema esindaja helistas Eesti RIA vastavale ametnikule, pidasid lausa 5-minutilise kõne juunis ja sellest tuli selline taaskord selline suurem jama ja Hans ütles, et meie saime ka need dokumendid, mis nii vahvasti lekkisid ja Hans ütles kohe alguses meile, et väga raske on uskuda seda dokumenti. Võib-olla sa kirjeldad, Hans, et mis dokumendi pagas see oli, kuidas ta siis niimoodi meediasse igale poole jõudis ja miks sa ei usu neid? No jõudis nagu ikka jõutakse, et keegi võtab ühendust ja kui kellelgi teisel on veel mingit dokumenti, võtke ikka ühendust, et selles ei ole probleem. Ja Hansuga saab ka signaali kaudu näiteks ühendust, kui teil on päris dokumendid. Aga alati tuleb kriitiliselt vaadata otsa ja kui üks dokument on välja niimoodi, et sa paned sinna screenshoti, et me kohtusime eelmise aasta juunikuus, koosoleku kutse, aga sinna kõrvale kirjutad mingi teksti, et me ju rääkisime koosolekul sellest, siis see iseenesest ei ju näita midagi. Sina vaatad mingisugust PowerPointi slide-seti siis näiteks, nagu jah? Et ma võin kirjutada ka praegu ühe siukse Wordi dokumendi, et eelmisel aastal kohtusime ja ma teadsin juba 1. jaanuaril, et kõik läheb allamäge, aga see ei tähenda, et ma tegelikult ka teadsin seda. Ehk siis tõesti üks aasta möödas ja nüüd siis eelmisel nädalal selline huvitav käik, mis jäusku peaks meie kõigi meelsust lükkama sinna suunda, et ikka Eesti mitu ametit, kes sellega seotud on, magasid maha kogu selle kriisi. Aga siin on tõesti huvitavad sellised jõujooned, et ega ju tegelikult see suur firma, kes on Eesti lepingupartner, see Gemalto, ei ole ametlikult midagi öelnud avalikult. Peaaegu mitte midagi. Sa ütlesid siin, et see vaidlus on käinud. Tegelikult see oli ka keegi tegi eelmisel aastal ühe LinkedIni kommentaari selle kohaliku firma juht, et mina informeerisin. Aga see firma ise, see Gemalto, nemad ei ole kommentaare andnud. Välja arvatud eelmisel nädalal ütlesid alles esimest korda avaliku teate saatsid, et me ei lasku kunagi läbirääkimistesse või ei lase kunagi pressil või kellelgi kolmandal osapoole sekkuda läbirääkimistesse. Ma saan aru, et nad saatsid ka mingisuguse teate, mitte vist meile, kui kuhugi Eesti meedial, et meie käest elu sees sellised dokumendid, me ei lekitaks neid ise elu sees meediasse ja et meil ei ole sellega mingit pistmist. Ma tahaks tähelepanu juhtida inimestele sellele, et see Trüüb ja Gemalto, need on firmad, kelle käes on maailma väga suurte nii riikide kui väga suurte eraasutuste, pankade ja teiste IT turvalisuse ja sellised väga olulised protsessid. Ja selle firma dokumendid ei leki. See ei ole võimalik. Et nad toodavad Eestis ID-kaarte ja pangakaarte näiteks. Kujutate ette, kui see firma ütleb, et me ei tea, kust see dokument tuli, et see on tõesti meie sisedokument, et aga meie käest kindlasti ei lekkinud või et me ei ole ise seda kindlasti lekitanud, et see on kuskilt tuli. Siis ma ütleks, et sellise nii kõrge kaliibriga firmal on kuskil väga suur probleem, kui nende sisedokumendid hakkavad meediasse lekkima ja mitte nii, et Ants oleks teinud ennast salgavat tööd ja kuhugi Gemaltosse sisse häkkinud, vaid see dokument ei jõudnud mitte ainult meile, vaid jõudis ka vähemalt ühte teise Eesti väljaandesse ja see dokument väga tahtis jõuda meediasse, kohe hirmsamal kombel tahtis jõuda. Nii et mul ei ole illusioone, et miks ja kuidas see nagu tekkis. Ehk siis tegemist ei ole nagu mingisuguse päris sisedokumendiga, vaid ikkagi kellegi poolt kokku pandud selliste kildudega, jah? Pusletükid. Mingi loo peaks looma, kui sa hakkad
kriitiliselt analüüsima, siis jah, et miks peaksid üldse sellised pusletükid olema ühes ühises failis koos, see on see küsimus. Ja miks ta nii kangesti tahab väga salajasest firmast meediasse jõuda, kui hirmus sooveliselt dokumendil meediasse tulla, et see näeb natuke välja, see näeb väga palju vastutus välja, kui siin on korralik meediakampaania. Aga liiga lihtsakoeline. Võtan praegu kokku niimoodi selle, et teie ka kuulajad, olge kriitilised kogu selle teema suhtes, mis te kuulete, ärge uskuge kohe esimesena midagi ja mõtleme kõik mitu korda. Ega samas me ei tea, selles mõttes, et tegelikult ju vaidlust ei ole olnud, PPA ütles, et nad lähevad kohtusse, eks siis tuleb esitada tõendeid, et kas see firma ütles siis Eestile või öelnud või mingisugune lahendus peab sellele teemale ju tulema, mis on dokumentidega tõestada. Ja see on kohtus saab teha seda. Ja see on, et meie inimesed ütlevad, et ei öelnud, on ju, teine ütleb, et ütlesin, see on nagu 5-aastaste vaidlus kusagil mänguväljakul, et sellega ei saavuta ju midagi. Ja küll me siis näeme seda asja, aga seal taga on jah raha, küsimus on selles, et kas ja kui palju siis nüüd Gemalto peaks Eesti riigile hüvitist maksma ja ega nad arusaadavalt ei taha neid miljoneid meile üle kanda. Nii on. Jõuame veel rääkida äkki, mis sa siin meil välja lubasid sellest, et saate tutvustusest. Ma ütlen mõned lühidad asjad. Uued iPhone'id tulevad üle homme õhtul kell 8 ja nüüd on ka välja lekkinud lisaks sellele, et on mingid kujundused ja tehnilised detailid välja lekkinud, et väidetavalt nende nimeks saavad XC, XS ja XS Max. Päris jube, ega see tundub nagu mingisugune, ma ei taha öelda, mis autofirma mudeli. No Volvol on XC taga. Volvol, jah. Kas on ka vihjeid, et mõni neist on tulekindel seekord? Ei tea, aga... Kas see on see, mida kliendid küsivad? Ei, no eelmine punane nagu väidetavalt pidi olema tulekindel. Aga hirmus suureks lähevad kõik. Kõige väiksem peaks neist olema ikka 5,8, aga siin on 6,1 tolli ja 6,5 tolli. No saame siis teha. Meil on vaja abivahendid nüüd käes hoida varsti. 2 käega. Ja teine uudis, mida võib ka mainida, et meie sõbrad Huawei'st on üritanud mõjutada tulemusi populaarsest telefoni jõudlust hindavast testis 3D Mark ja 4 telefoni tulemused võeti sealt tabelist välja. Need olid siis B20, B20 Pro, Nova 3 ja Honor Play ja kergitasid siis pettuse kaudu oma tulemusi kuni 47%. Mis on väga kõva näite, et see telefonis on see jõuvaru olemas, on ju. Et ta veel suudab nii palju kõvema tulemuse sooritada, aga probleem on selles, et tavaline inimene, kes seda telefoni ostab, ta ei saa nii suurt jõudlust. Päris tavaline inimene nüüd ei lähe seda testi tegema ka, on ju, oleme ausadeks. Aga mul see 3D mäng, mis ma siin praegu mängin, hakib praegu, miks see võiks 47% kiiremal telefon. Aga Huawei on lubanud, et jah, et nad panevad siis selle režiimi, teevad lahti tavalistele inimestele. Peturežiimi või? Mis tähendab ilmselt, et aku läheb kohe kiiresti tühjaks, kui sa mängid selles režiimis midagi, sest et see kasutab palju energiat. Vaata, kes need testid tegelikult on, ma alati loen suure huviga neid, kes see firma on, kes teeb neid kaamera mingisuguseid teste ja annab mingeid indekseid. Ma ei mäleta enam see on mingi minust on mingid sakslased või mingi tuntud, Sony väga armastab kasutada neid oma telefonides ja nimelt see reitingusüsteem nüüd viimaste telefonidega läks, algust oli mõeldud kuni 100-ni. Aga siis mingi telefon oli nii hea, et ta läks juba lausa üle 100 ja mina ei ole väga tugevat korrelatsiooni näinud selle firma nii-öelda selle indeksi ja reaalse elu fotode kvaliteedi vahel. Nii et, see on parem kui 100%. Parem kui 100. Et eks nendesse testidesse tuleb ka alati suhtuda natuke ettevaatlikult. Aga hüva, me teeme siit väikse pausi ja siis läheme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, digitund läheb edasi ja nüüd räägime järgmisest teemast, mis on ka põhjus, miks me Mailis Ploomani Elisast siia kutsusime, aga ta on endale julgustuseks ja küsimustele vastamiseks võtnud kaasa veel ühe külalise. Et tere tulemast saatesse Markus Lippus Mind Titanist. Tere. Põhjus on siis see, et tänasest juba praegusest hetkest on Eestis olemas üks koht, kus inimesi teenindatakse niimoodi, et sa lähed teenindaja juurde ja siis kaamera vaatab inimese nägu ja näotuvastus on selle osa, kuidas inimesi teenindatakse. On see nii, et see praegu juba töötab? No see praegu töötab juba jah, ta töötab tegelikult juba natuke rohkem kui vist 6-7 päeva. No ütleme nädal ja natukene peale on ta üleval olnud jah, Kristiine keskuses. Kristiine keskuse Elisa esinduses on siis näotuvastus. Mida seal tehakse selle näotuvastusega? Mis protsessi osana siis inimeste nägu vaadatakse? No läheme kõigepealt nüüd tagasi sinna eelmisesse saatelõiku, mis lõppes selle ID-kaardi kriisi ja kõikide muude selliste asjadega. Et kui praegu see kohtuvaidlus, väidetav kohtuvaidlus siis ja kogu see vaidlus käib selle üle, et millal keegi teada sai ja mida siis selle peale tegema hakati, siis pärast 5. septembril siis avalikuks tulnud infot
õige pea pärast seda Siseministeerium kutsus kokku sellise põneva töögrupi, mis sai ülesandeks endale lahutada ID-kaart ja mobiil-ID. Ehk siis kuni tänase päevani tegelikult ju ametlikult on asi nii, et juhul kui sina taotled endale mobiil-ID, siis sa pead minema ja selle ID-kaardiga aktiveerima selleks, et need sertifikaadid kehtima hakkaks. Ehk sisuliselt meil on küll 2 digitaalset isikutunnistust, aga nad on omavahel täiesti seotud ja eksisteeris ka teoreetiline risk siis selline, et juhul kui peab peatama sertifikaadid ID-kaartidel, siis kõige mustema stsenaariumi järgi oleks pidanud peatama sertifikaadid ka nende ID-kaartidega kinnitatud mobiil-ID-del. Mis tähendas seda, et riik võttis endale ülesandeks, et meil peab olema 2 teineteisest sõltuvatut isikut tõendavat digitaalset dokumenti. Ja selles töögrupis oli koos siis 8 erinevat osapoolt, sealhulgas kõik 3 mobiilioperaatorit ja ülesanne oli leida siis, kuidas on võimalik mobiil-ID-d aktiveerida nii, et ID-kaart asjasse ei peaks üldse puutuma. Ja tegelikult see voog oli kokku lepitud juba napilt enne jõule, ehk siis 2017 aasta lõpus oli Siseministeeriumi töögrupil oli tegelikult ettepanek olemas, vastava määruse siis draft oli tegelikult kokku kirjutatud ja 2018 aasta esimene pool jäi siis aega selleks, et see välja arendada. Nii et meie läksime laivi nüüd augustis selle protsessiga, mis on hetkel siis piloodifaasis, mis peaks ära tõestama, et kas seda on võimalik teha või ei ole. Ehk me räägime sellest, et kui inimene tuleb mobiil-ID endale vormistama, siis selle asemel, et ta tulevikus peaks ennast kas politseisse füüsiliselt minema tuvastama või ID-kaardiga seda tegema seal politsei keskkonnas, ta lihtsalt vaatab kaamerasse, siis toimub näotuvastus, näobiomeetria ja juhul kui masin ütleb ka, et jah, tegemist on sama inimesega, ehk siis me võrdleme vastu riigi andmebaasi, siis tulevikus väljub klient esindusest juba kehtivad mobiil-ID sertifikaatidega ja kõik, nii lihtne see ongi. Mis seal toimub, kui inimene sinna kaamerasse vaatab? Mitte midagi tegelikult liiga erilist, tehakse inimesest lihtsalt näopilt ja siis sisuliselt masin teeb seda sama asja, mida iga inimene teeks, et ta vaatab dokumendi pilti, vaatab seda pilti, mis kaamerasse tehtud ja siis hindab, kas tegemist on sama isikuga või ei. Miks on parem, kui seda teeb masin versus, et seda teeb inimene? No siin on tegelikult päris mitu külge, miks see võiks olla efektiivsem. Et üks on see, et masinad on näidatud, et masinad on selles üldiselt täpsemad kui inimesed. Ja teine aspekt on ka see, et masin on suhteliselt väsimatu, ta ei ole mõjutatud sellest, et tal on nälg ja ta ei tee siukseid, ta ei ole ka muidugi äravastatav. Et see on küll palju, et on siuksed hunnik tugevusi, mida masin siis lauale toob. Aga mida samuti on, et samad uuringud on näidanud, et kõige efektiivsem lahendus, mida sa pakkuda saad, on tegelikult masin ja inimene koostöös. Et neil on mõlemad erinevad tugevused, erinevad nõrkused, masinat on mingite asjadega võimalik lollitada, inimest samad asjadega ei ole. Et kõige parem kombo, mida sa kasutada saad, ongi üks inimene, üks masin. Kuidas seda masinat näiteks lollitada saaks? See on leitud päris palju mingeid erinevaid meetodeid, kus ütleme, et sa spetsiifiliselt väritud prillidega saad kuidagi jätta mulje, et sa oled mingi teine isik või et sa pole konkreetselt sina. Aga kas prillid peab ära võtma, kui seda kasutada? Ja, see on ka see, et üks nendest asjad, miks inimene seal on väga kriitiline komponent, on see, et need pildid on tehtud väga kontrollitud tingimustes. Sa räägid siis seda, mis on meil tavaliselt ID-kaardi peal, kus on see passi automaadis, passi leti fotoautomaadis, sul on kindel taust, kindel asetus, kus su pea on seal kaadris, sul ei oleks prille ees, et sellega võrreldakse inimestes, jah? Ja siis see, mida esinduses üritaksegi teha, on see, et ütleme, et see taust on suhteliselt suva, sellepärast, et me tegelikult lõikame selle näoselt ilusti välja ja masin tegelikult vaatab ainult su nägu, et see soeng ei mängi ka mitte mingit rolli, lõikab juuksed maha. Aga mis on oluline, on see, et valgus oleks sarnane, et sul ei oleks mingeid meeletuid varjusid otse ülevalt tulevast valgusest ja et nurk oleks õige. Et kui sa külje pealt vaatad, siis masin võib olla nurga, kohati suhteliselt tundlik, kohati mitte üldse. Üsnagi võib-olla väga väike niši olukord, aga ikkagi realistlik on see, et näiteks Eestis on kas või väga kuulsad jooksjad kolmikutest, kolmikõed on ju, et üks neist tahab teisi lollitada. Põhimõtteliselt petaks masin ära. Inimese ka, ma arvan. Et siin ongi võib-olla see, et kuna see masin sisuliselt teeb seda sama protsessi, mida inimene, siis tal on osaliselt ka need samad nõrkused, mis inimesel on, et kõiges nad üksteist katta ei suuda. Et siin me ikkagi loodame sellele, et neid kaksikuid, kolmikuid on murdosa protsendist. Okei, kaksikud, need on tõesti, see on väga niši. Aga mis juhtub, kui need siisitopimehed tulevad ID-kaarti taotlema, mis siis saab? Neil on pikad habemed ees, kõik näod on karvased, kõik on karvad, jah.
No, kui nad tegid oma dokumendifotot, siis kuidas nad seal võiksid veel näha? Täpselt samasugused, lihtsalt üks puhmakas habet on sul foto peal ja muud mitte midagi. See on nagu sinu näo ülemises pooles on päris palju neid võtmepunkte, mille järgi saab tegelikult määrata inimese ära. Et mis võib problemaatiliseks osutada on see, et kui ta nüüd habeme on täiesti maha jäänud, siis sinna on järsku tekkinud väga palju uusi punkte juurde. Aga jällegi, ma ei tunne isegi mõnda head sõppara, kui ta oma habeme maha jäänud. Ja mul üks just tuttav tegi niimoodi ja ma ei tunnegi teda enam ära, ma ei oska talle enam tere öelda. Aga mis need punktid on? Räägi meie nägudest meile, mille järgi me siis saame, mille poolest minu nägu näiteks erineb Hansu näost? See tehnoloogia on idee poolest suhteliselt vana, aga seda on pidevalt edasi arendatud, on see, et sinu näost määratakse teatavad võtmepunktid, mis on siis umbes sinu silmanurgad, sinu suukaar, sinu kulmud ja sellised asjad. Neid siis on kasutatud erinevateks eesmärkidega, kas või näiteks see, et kui sa vaatad animatsioone filmides, siis tegelikult need kasutavad neid sama võtmepunkte, vaatad, kuidas nad liiguvad ühes näos ja kannavad need teisel üle. Et see protsess tegelikult, seal esimene samm on see, et me määrame sellelt pildilt, mõlemalt pildilt, määrame need samad näopunktid. Ja mida siis masinõppe või tehisintellekti lahendus seal teeb, on see, et ta hindab nende punktide omavahelisi suhteid. Sest nende punktide omavahelised suhted samamoodi nagu su sõrmejälg on tegelikult väga unikaalsed. Ja kui su silmade, ma ei tea, silma välimiste nurkade vahe on olnud 15 sentimeetrit kogu aeg, siis täiskasvanuna, siis ta on ka elu lõpuni sul 15, jah? Ma ei tea, kas on nagu nii, et ta on täpselt 15 alguses ja 15 lõpus, aga no, see ongi suuresti see, et kunagi varem kirjutad algoritmi, mis võtavad väga spetsiifiliselt neid reegleid, et jah, et need peavad 15 ja see peab suhestuma sinu ninasse, põsesarnas täpselt niimoodi. Aga nende reeglite sissekirjutamine on alati vigade rikas, sellepärast inimesed ei kata kõiki olukordi oma peas ära ja samuti on väga töömahukas. Et mida me siin praegu teeme on see, et me näitame masinale väga palju pilte, kus need punktid on määratud ja ta õpib ise need suhted ära. Et mis need täpsed reeglid on? See on pidevas muutumises ja uute andmetega see masin saab aina targemaks ja teeb seda paremini. No seda sama asja ju teeb ka näiteks Apple'i iPhone, eks ole. Vaatad talle otsa, mis Face ID on neil pandud tore nimi sellele, teeb telefoni lahti. Et iseenesest see tehnoloogia on ju maailmas olemas mitmel pool kasutusel, et mida teie teete või kui palju teie olete ise nullist loonud seda või kui palju te lihtsalt võtate üle seda, mis maailmas on tehtud? See on siuke valdkond, mis on eriti viimase 4 aastaga tegelikult väga kõvasti arenenud, et seal ka võistlused pigemalt sel teemal ja avaldatakse pidevalt teaduslikke pabereid sel teemal, mis jälle natukene seda täpsust üles viivad. Et see, mida me tegelikult teinud oleme, me oleme sünteesinud kokku pareja hunniku nii-öelda praegu juhtivaid lahendusi ja me pannud need omavahel niimoodi koostööle, sest jällegi, et iga algoritmil on oma lähenemisest tulenevalt mingisugused omad tugevused, omad nõrkused ja siis me üritame neid, nagu masin inimene üritavad üksteist täiendada, me üritame nende samade algoritmidega siis neid omavahel täiendada. No kui veendunud teie olete, et see tehnoloogia on siis nii usaldusväärne, et annate inimesele mobiili-ID kätte, millega ta saab hakata tegema tehinguid, mis on Eestis allkirja õiguslikud, ma saan teha lepingut sõlmida ja kõike teha, et see on nii usaldusväärne. No ma tuleks korra tagasi sinna kogu selle protsessi juurde, et kogu see tehnoloogiline lahendus sai appi võetud inimesele, ehk siis esimese hindamise teeb alati inimese silm ja tehnoloogiline lahendus on talle abiks. Ja nüüd ma vastan korra Hendriku küsimusele, et mida siis meie teeme teistmoodi, kui näiteks Apple, me võrdleme vastu riigi andmebaasi, mis võrratult lisab usaldusväärsust kogu sellele protsessile, sellepärast et me ei hinda mitte lihtsalt seda, kas 2 pilti on ühesugused, vaid me hindame seda, kas see inimene, kes seisab esinduses, on see sama inimene, kes riigi arvates on see inimene, vähemalt näeb sarnane välja, eks. Nüüd juhul, kui masin peaks ütlema ei, siis inimesel ei ole võimalik seda overrulida, ei ole võimalik sellest edasi minna. Ta küll vormistab selle tehingu lõpuni, aga inimesele jääb seejärele kohustus minna ise politseisse ja ennast lasta füüsiliselt ametnikul tuvastada või siis algusfaasis ka ID-kaardiga on võimalik seda veel endiselt kinnitada, eks ju, et juhul, kui masin peaks eitavalt ütlema. Et see on siis see, et meil on inimene Elisa teeninduses, meil on masin Elisa teeninduses ja siis kui see süsteem, mille pärast annab vastu rääkivaid tulemusi, siis me loodame politseiametniku peale, eks see on politsei esinduses. Ja sellepärast, et tegelikult dokumendi väljastaja on endiselt ju PPA. Ei, praegu on ju inimene ju väljastab. Aga seda, kuivõrd usaldusväärne on, seda tõestabki see piloot, mis vähemalt aasta lõpuni kestab praegu. Väga hea, lähme siit väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
ei, lähme digitunniga edasi ja rääkisime siin isiku tuvastamisest ja näotuvastusest ja et kokku võtta see, mis seisus praegu see on, mis juhtub, kui inimene läheb Kristiine keskusesse, siis te praegu olete piloteerite, et ma praegu veel ei saa sealt läbi alutada mobiil-ID-ga lihtsalt selle põhjal, et ma lähen kohale, ütlen, ma olen Hans Lõugas, näitan ID-kaarti vist ka või? Jaa, ID-kaarti on igal juhul, aga ei pea hakkama seda, ütleme masinasse panema ja hakkama seda. Ja no praegu veel ei saa, kui läheb hästi ja no selle jaoks see piloot on, eks ju, et mitte keegi varem ei ole sellist asja teinud, keegi ei ole sellisel kujul ka vastu riigi pildipanka ja andmebaasi sellise teenusena neid nägusid näiteks võrrelnud, et keegi ei tea, mis sealt tulema hakkab ja selle jaoks see piloot ongi praegu. Aga te teete seda koos Siseministeeriumiga, ehk siis kui see asi on edukas ja ma kujutan ette, et see tuleb suurem debatt veel, et kas seda võtta kasutusele või mitte, aga see võiks jõuda siis nagu laialt levinud ühe uue mobiil-ID taotluse viisini või? No ta peaks jõudma see määrus, mis praegu kokku on kirjutatud, siis sellest saabki uus mobiil-ID väljastamise protsess alates järgmisest aastast. Loomulikult koos PPA ja Siseministeeriumiga, sellist asja iseseisvalt teha ei saa. Ma kujutan ette, milline tohutu juriidiline rägastik on inimese mingisugune tuvastamine kusagil. Kas teil tuli see vastu mingil hetkel, või te pidite seda lahendama või tegelikult võite tuvastada, arvuti võib tuvastada, keda iganes ta tahab? No kui nüüd päris aus olla, siis kohustus isik tuvastada on mobiilioperaatoril juba täna. Ja seda, kas mobiilioperaator teeb seda iseseisvalt üksinda ainult inimese silmaga või võtab sinna mingisuguse tehnoloogilise lahenduse appi, otseselt miski ei piire seda ka täna. Mis oli keeruline veel aastaid tagasi oli see, et riigi andmebaas piltidest ei olnud kasutatav teenus siiamaani. Uue XD versiooniga on see operaatoritele kasutatav, ehk siis me reaalselt nüüd näeme seda pilti. Varem oli meil võimalik teoreetiliselt võrrelda ainult seda dokumenti, mida inimene meile andis, aga me ei teadnud, milline siis riigiarvetes see inimene parajasti on. Nüüd me saame kasutada, või kõik mobiilioperaatorid saavad kasutada siis riigi käsutuses olevat kõige viimast pilti. Ehk siis ükskõik kumma sa nagu hilisemana oled teinud, kas ID-kaardi või passipildi, siis vastu seda pilti saame võrrelda. Nii et jah, juriidiliselt loomulikult, aga Siseministeeriumis on väga nutikad ametnikud olnud, kes selle töö kõik ära on teinud meie eest. Kaua see protsess aega võtab? Tulen istun sinna maha. Mul oli sama küsimus. Naeratage siia kaamerasse. Kiiresti masin töötab siis? Ma arvan, et kogu selle ülejäänud protsessi kiirusega võrreldes see masinatöö on suhteliselt marginaalne. Nõuetesse sai kirja, et asi peab töötama kiiremini kui sekundiga. Aga see on siis, et masin võrdleb kahte pilti, üks mis tuleb veebikaamerast, inimene ja siis andmebaasist ja veebist ja veebikaamerast. Aga mis siis, kui peaks otsima vasteid? Ma üritan kardan või loodan üks hetk on see, et ma lähen sinna leti juurde ja enne kui ütlen tere. Teil on arve maksmata. No nii. Sellega on õnneks see teema, et niimoodi sinu pildi niimoodi kasutamine on rangelt illegaalne. Te ei tohi seda omast peast teha, aga siis Elisa üks hetk järgmine saade, olete meil saates, ütlete, et meil on uus teenus nüüd, et kes soovib saab liituda parema klienditeenuse programmiga, kui olete nõus, et asja meil läheks kiiremaks. Jällegi ei saa, sest ma saan teada, et sa oled sina alles siis, kui ma olen pildi teinud ja kui ma saan teada, et sa ei olnud nõus, siis ma rikkusin just seal. Ei, no seda küll, räägime nagu teoreetiliselt oleks võimalik seda sama tehnoloogilist lahendust selle jaoks kasutada, aga sellisel juhul mitte vastu riigi andmebaasi, vaid samamoodi nagu inimesed oma telefoni avavad näiteks, et kui me räägime, et Apple'il on absoluutselt kõikide teie nägude pildid olemas, eks ju, kust nad said, ise andsite. Ehk siis oletame, et nagu see oleks see stsenaarium, siis inimene peaks vabatahtlikult selle pildi andma. Ja üks lett on esinduses, et kes inimene arvestab punaarste täpikestega määrates, kui sinna astud, siis tehakse su näost pilt ja siis võrreldakse vastu siis kliendandmebaasi, et siis oleks põhimõtteliselt niimoodi oleks see võimalik küll, jah. Kui sa väga spetsiifiliselt teed inimestele selgeks, et ma ei tee sinust pilti ja ei tuvasta sind nii, et sa ei ole mulle nõusolekut selleks andnud. No ma lihtsalt sellepärast küsin, et ma loen kogu aeg, mis toimub Hiinas, kes on ikkagi digilahenduste kohalt ikka väga palju ees tundub olevat, kuna nemad ei mõtle privaatsuse peale, nagu meie mõtleme. Ja inimõiguste ja privaatsuste koha pealt väga palju pahas. Üldsegi pidurid ei ole, selles mõttes, et gaas põhja, et seal, et ju tehnoloogiliselt on see lihtne või? Ei, tehnoloogiliselt on see tehtav, jah. Selles mõttes, et see probleem on natukene keerulisem kui üks ühele võrdlus, aga selles mõttes, et seal ei ole midagi, mis oleks võimatu. Aga inimesed selles mõttes võivad rahulikult tunda ennast raadiomasinate taga praegu, et meil on seadused ja meil on veel nõuded, eks privaatsus. Just hiljuti läks hullemaks asi. Võeti hiljuti vastu ju GDPR, mis meid kaitseb veel põhjalikumalt kõikide sükast asjadest. Aga see põhimõtteliselt võiks ju teha ka niimoodi, et sa läbi mobiili selfie kaamera
teed selle sama protsessi ära, et ma ei pea üldse kohalegi tulema. No mobiil-ID vormistamisega ei saa, sellepärast et seal on see sama inimese komponent ka juures endiselt, et kõigepealt tuvastab sind inimene, veendub, et sa oled adekvaatne, et sa oled vabatahtlikult seal, et sa päriselt seda tahad, et sa ei ole purjus. Okei, see on võib-olla tõesti suurema kaaluga asi, aga kui ma tahan, ma ei tea, paketti vahetada või mida iganes. Ja ma mõtlen, kui ma tahan mingit väiksemat asja teha, paketti vahetada või ma ei tea, mida iganes, mingit sellist pisikest pudinat teha. No seda sa saad täna iseseisvalt ilma igasuguse näotuvastuseta. No ma pean ikka sisse logima, see on nüüd, ma lihtsalt võtaks telefoni kätte, läheks Elisa ütleb, ära Ronemaa, jaa. No see on täitsa põnev, kui võtta, et näiteks inimesed saaks ise teenindusse sisse logida pelgalt näotuvastusega, aga siis ka jah, just, et sa annad vabatahtlikult meile oma pildi, ütled, et see olen mina, järgmine kord, kui nagu samasugune nägu vastu vaatab, et tehke uks lahti, no see oleks äge mõte. Jaa, see oleks isegi nagu privaatsuse aspektist veel nagu mugavam, selles mõttes, et seda on võimalik teha sinu telefoni peal, keegi ka kunagi kus sa ise lubad. Aga no siis ikkagi muutub väga konkreetseks see kaksikute kolmikute probleem, et see ei ole ikkagi, sa näed teise inimese kontot, kui need näod lähevad sassi kogemata, et sa... No räägime nüüd statistiliselt. No räägime, jah. Aga isegi kui üks inimene näeb teise inimese kontot, siis on teil suur jama majas. Aga see sama, kui nad on identsed kaksikud, nad saavad minna täna ja üksteise dokumente vormistada endale. See on päris põnev elu võiks olla, ma tahaks... 0,02% dokumendiks sõbrad, aga ma olen ka lugenud, et nad käivad kohtingutel niimoodi, et kui üks ei viitsi minna, siis läheb parajasti teine näiteks või et nad saavad kui sa oled kaksik või kolmik, siis su elu on lihtsalt palju lõbusam. Inimeste näotuvastus on väga kehv inimlikust aspektist, meie ajud ei ole nii head näotuvastused. Aga mul oli üks küsimus, mis läks peast ära praegu. Aga mis nüüd edasi saab sellega? Kas te laiendate seda mingil hetkel veel igale poole üle Eesti või? Ta liigub. Hetkel me alustasime Kristiine keskusest sellisel triviaalsel põhjusel, et see on meile kontorile kõige lähemal, et juhul kui midagi peaks juhtuma, et see oleks hea sinna minna ja paar korda on vaja läinud sinna minna viimaste nädalate jooksul. Järgmine esindus, kus ta tegelikult täna juba on üleval, on Lasnamäe tsentrumis ja siis ta liigub nüüd niimoodi ühe esinduse kaupa ilmselt kõigepealt Tallinnas ja siis ta hakkab liikuma üle Eesti laiali, ehk siis kõik 20 esindust siin, ma arvan, lähima kuu-pooleteise jooksul selle lahenduse kasutusele võtavad. Aga mitte ainult teie, ma saan aru, et sa istud seal komisjonis, et teised operaatorid peaksid sama tegema. Elisa on ainus, kes pilooti teeb, ehk siis meie tulemuste pealt vaadatakse ja võrreldakse sinna sisse, kas need tulemused rahuldavad ja siis temast saab määrus ja siis temast saab, siis see protsess nii hakkabki olema ja siis loomulikult kõikide operaatorite puhul, kes seda kasutama tahavad hakata, jah? Ja kordame nüüd üle igaks juhuks, kes on ikka Elisa klient ja kuuleb seda asja, et üle Eesti kõikides esindustes hakkab näotuvastus tööle, kui inimene astub esindusse sisse, kedagi ei tuvastata. Ja siis inimene leti taga ja siis teenindaja ütleb talle, et nüüd nägu tuvastatakse. Vaata kaamerasse. No kõigepealt tuleb klient ja ütleb, et tema soovib endale vormistada mobiil-ID-d. Just, ja et loomulikult täpselt niisama millegi vastu võrrelda ei ole võimalik, ei saa seda teha. Kuna see pilt peab ka mingitele standarditele vastama, siis see, nagu see protsess, kui ütleb, vaata nüüd palun vaata otse, et sellest ma kujutan ette, et seda on võimatu maha magada. Ja samamoodi, et palun võtta prillid eest ära või palun võtta müts peast ära või kõik muud sarnased tingimused, mis on ka siis, kui inimene dokumendi fotot teeb. Õnneks talv läheneb, inimesed karvamütsid on peas, nii et ei saa tuvastada nii kergelt, ärge muretsega vastu tahtmist. No see on selline põnev nagu hüpotees, et mis huvi peaks meil olema nagu suvaliselt lihtsalt niisama inimesi tuvastada. Ma ennetan juba kuulajate küsimusi, mis täpselt sinna lähevad ilma mingi motiivita. Kõik kahtlustavad, et mitu inimest praeguseks hetkeks, kell on 11.56 ja 50 sekundit olete tuvastanud? Eilse seisuga oli neid kuskil 200 peale natukene, mis oli vormistatud siis nendes esindustes, kus sai mobiil-ID-d vormistada ja kus siis näotuvastus lahendus. Kas mõni neist läks ka metsa? Metsa on läinud päris alguses, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 3 või 4 pilti, aga sellepärast, et mis oli nagu väga inimlik probleem, meie teenindaja tegi pilti väga, väga ilusasti inimesest niimoodi, et inimene oli tervenisti peal ja poseeris ja oli nagu siuke kaunis. Instagrami pilt, see otsuses mõttes. No põhimõtteliselt jah, selle peale masin ütles, et ei, paraku mitte. Tee nüüd eestlase nägu vähe. Ärge tehke masinatel Instagrami pilte ehk normaalseid passipilte. Meie soovitus selles saateks, mis on nüüd läbi, kohtume järgmisel nädalal. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.